Me kõik teame, et armastuse ja vihkamise vahel on õhkõrn piir. Kuid kas te teadsite, et alustava kooli ja jutumärkides hullumaja vahel on samuti üsna õhuke piir? Väga paljud inimesed on selle maja ja ka kooli nimel töötanud oma võimete piiridel, sõltumata kellaajast ja sageli ka nädalapäevast. Kuid kas mitte just sellistes olukordades, kui asi on kaugel normaalsusest, võimegi kokkuvõttes olla erakordsete sündmuste tunnistajateks. Ja nii see täna juhtubki. Mul on siiras hea meel, et see uus ja huvitav just siia majja sattus. Sest me kõik ju teame, et selja taga olevas hoones on uuendusmeelsus olnud iseenesest mõistetav. Ma luban, et meie koolina anname endast parima. Elagu Võru gümnaasium! Ennäe imet, Rõuge ja Parksepa poisid ka juba kohal. Tuo mammuk tiida, et kauempa nuka mehed pietki varrampa tulema. Mukka on nii, et süä õkva pess. Üts mii kandi miis tulnolahengo, kes ops saajoga aastit tagasi. Ta on saman majan Võru poisslaste algkoolin. On oma mälestusin kirotanu, kui vaivaliselt alasta kooliaig. Olevat olnud täna äravõitu, kohmakas ja tsiparummalgi. Pääle tuu piil matsi muud roivi. Hää Võru rahvas, kallid külalised lähemalt ja kaugemalt. Oleme täna Võru linna ja kogu piirkonna arengu jaoks väga olulise sündmuse tunnistajateks. Tõesti, teoks on saanud omamoodi ime. Võru linna vanim maja on saanud ilusamaks, suuremaks ja uhkemaks kui kunagi varem. Selles majas on kooliharidust antud juba 1792. aastast alates. Alguses küll saksakeelse algkoolina. Jah, meil eestlastel on olnud õnne, et saame nüüd 223 aastat hiljem alustada siin uue eestikeelse, eestimeelse ja igati tänapäevase gümnaasiumiga. Paralleelselt uue gümnaasiumihoone projekteerimistöödega käivitas Võru linn haridusreformi, mis pidi ümber korraldama 3 kooli. Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi, Võru esimese põhikooli ja kesklinna kooli. Linnavolikogu otsuse alusel võeti eesmärgiks korraldada üldharidus neis koolides ümber nii, et 2 põhikooli ja 1 täistsükliga gümnaasiumi asemel jäävad linna 1 puhas gümnaasium, mille pidamise võtab enda peale riik ning 2 reorganiseeritud põhikooli. Tänase piduliku koolimaja avamisega jõuab koolireform linnas lõpule ning homme alustavad kõik koolid juba ümber korraldatuna õppetööd igaüks oma majas. Kui nüüd rääkida siis meieaegsetest koerustükkidest, et eks need koerustükke tehti ka mitmes kategoorias. Et lihtsamad sorti koerustükid olid need, kes mäletavad veel nõukogudeaegseid laevalgusteid, et need olid sellised laevalgustid, kuhu peale sai panda lumepalli. Ja siis, kui õpetaja tuli tuppa või klassi ja vajutas siis valguse sisse, siis see lumepall hakkas sealt vaikselt õpetajale pähe tilkuma. Eesti haridussüsteemi peetakse maailmas üldiselt kõige paremaks või parimaks esimesel 10 seas. Kolleegid küsivad, et miks see nii on. Loomulikult on meid väga head ja pühendunud õpetajad, nutikad õpilased, õppekava, mida võib vabalt rakendada ja mis on seda viisi kokku pandud, et tast ka abi on. Aga Eesti kooli eristab paljudest maailma teistest koolidest ehk see, et Eesti kool on palju rohkem kui lihtsalt kool. Täna on vaieldamatult Võru jaoks suur päev ja ilus päev. Päev, mil tänase sündmuse tõttu on põhjust rõõmu tunda kõigil maakonna inimestel,
kõigil linnainimestel ja loomulikult kooliperel ning kõigil neil, kellel on moel või teisel olnud kokkupuude selle kooliga. Nii ka minul. Minu koolitee algas siit 79. aastal ja tol hetkel oli sellel koolil hoopis teine nimi. Pühitsen ma selle koolimaja paigaks, kus Jumala au elab, hoolsa töö, õppimise, üksmeele, tõe ja tarkuse asupaigaks. Issand, kinkigu selleks kõigeks osa oma rohkest õnnistusest ja abist Jumalas Isas, Pojas ja Pühas Vaimus. Ja lõikame lindi läbi. Valmis, 3-4 läks järg.